Küllap olete kuulnud vanasõna, et veinis peitub tõde ehk in vino veritas. Või siis, et hea vein läheb aastatega paremaks. Eesti kõige otsustas järele uurida, kas sellel mõtteteral ka tõepõhi alla. Meile laekunud vihje kohaselt asub Tallinna restoranis Gloria Eesti vanim veinikelder. Seega, kui veinis peitubki tõde, siis peidab ta ennast Eesti mõistes kindlasti nendes katakombides. Väärikas veinikelder paistab silma peaaegu et hoomamatult laia sortimendiga. Siit leiab ligemale 2000 erinevat veini. Kuid selles keldris pole ruumi ainult iidsetele jookidele. Riiulite ja pudelite vahel toimetab kohalik sommelier Vitali Kuss. Ta tunneb hästi veinide isikupära ja mõistab sõnadetagi, mida sisukad pudelid öelda soovivad. Igal veinil on oma kindel elulugu, mistõttu on Vitali veendunud. Iga vein läheb aastatega paremaks, aga igal veinil on teatud oma eluiga. Me võime suhtuda veini nagu elavasse inimesse. Tema arenguetapid on ka nagu inimesed, kus ta on siis nagu laps, siis on nagu keskeas ja siis nagu, kus ta on juba vana, küpse ja täiesti valmis. Et kui me võtame siit mõne noore, valge, sükse kerge, lihtsama viinamäära sordi, siis ütleme nii, et kui ta on tehtud ikkagi noorelt joomiseks, siis seda ei ole mõtet säilitada. Kuid on ka veinid, mis aastatega järjekindlalt oma maitsepuketi rikastavad ja väärtust suurendavad. Nendele veinidele peetakse sõna otseses mõttes ülemaailmset jahti. See teeb neist tõelised haruldused. Rariteetvein on kindlasti see, mis on raskesti kätte saadav, võib-olla, et seda ei liigu eriti palju. Oleme kuulnud näiteks nagu tippveinides, aga mitte kunagi nagu selles mõttes näinud ja mitte kunagi nagu see osta. Mida tegelikult ostavad ära juba kollektsionäärid sealt veinimõisast otse ja panevad endale veinikeldesse nagu seisma. Tõeline kunstihuviline leiab Gloria veinikeldrist ka vastuse küsimusele, et miks Mona Lisa naeratab. Õige vastus on roosa vein on selle põhjuseks. Näete isegi, see veinikelder on tullil vastuseid. Üha enam on põhjust uskuda, et veinis peitubki tõde. Kuid kas vastab tõele, et Gloria veinikeldris on hoiul ka mõni kõrgelt hinnatud rariteetvein? Jah, tõepoolest, üks selline haruldus on ka Vitali valdustes. See on Eestis müügil olevatest veinidest kõige hinnalisim. Näete isegi, see veinikelder on tullil vastuseid. Üha enam on põhjust uskuda, et veinis peitubki tõde. Kuid kas vastab tõele, et Gloria veinikeldris on hoiul ka mõni kõrgelt hinnatud rariteetvein? Jah, tõepoolest, üks selline haruldus on ka Vitali valdustes. See on Eestis müügil olevatest veinidest kõige hinnalisim. Siin, Eesti vanima restorani veinikeldris on peidus Eesti kõige kallim vein. Merlot viinamarjadest 1988. aastal valmistatud punane vein Petrus. Tõeline rariteet. Edela-Prantsusmaal Pomerooli piirkonna Petrusi veinimõisas loodud märjuke kuulub vankumatult veinimaailma kõrgemalt hinnatud nimede sekka. Chateau Petrusi joomisesse suhtutakse siiral lugupidamisega. Niisama hammastega korgikallale selle veini puhul ei minda. Eks selle veini puhul see kvaliteet on praktiliselt maksimumi lähedane, et üks asi on muidugi ajalooline väärtus selle toote juures ja teine asi on siis muidugi see kvaliteet, mis tuleb siis sellelt põllult. Nagu üks veinimeister on öelnud, et 95% veini kvaliteedist tuleb teil põllult ja ülejäänud 5% paneb siis see veinimeister, ehk siis kuidas ta siis seal küpsetab seda veini, kuidas ta kääritab ja kuidas ta siis pärast siis võib-olla seal tammes ja pudelis hoiab siis seda veini. Petrusi veinimõisa eksklusiivse toodangu muudavad haruldaseks soliidses eas viinamarja taimed, mis kasvavad kokku ainult 11,4 hektaril. Need
70-aastased taimed kannavad aastas vaid mõne üksiku, aga see-eest eriti väärtusliku viinamarja kobara. See veini kogus, mida siis see tootja teeb, ehk siis Petrus siis teevad aastas ainult 5000 kasti seda veini. Et terve maailma jaoks on seda ikkagi meeletult vähe. Ideaalse veini puhul mängib väga olulist rolli veini oskuslik säilitamine. Vein on nagu lennuki must kast, mis kogu ajaloo põhjalikult talletab. Kui veinikeldris on temperatuurid kõikunud või kui väärtuslik jook on korduvalt omanikku vahetanud, ei jää see teadliku veinimaitse jaoks kindlasti saladuseks. Veini maitse ja aroom räägib kogu tõe veini elu kohta. Kõike eelnevat silmas pidades tundub minu jaoks küllaltki loogiline, et ka rariteetseid veine võltsitakse. Petrussi on hästi palju ka järgi tehtud, ehk siis nagu võltsinguid on hästi palju. Ühte aastakäiku müüdi 3 korda rohkem kui seda aastas toodeti. Teadlikku veinijoojat võltsingutega siiski ei peta, sest pudelis peitub tõde, mis tuleb ühel hetkel kindlasti päevavalgele. Rariteetveinid liiguvad eelkõige kindlaid müügikanaleid pidi ning kõrgklassi kuuluv hind viitab nende ehtsusele. Eesti kõige kallim vein jääb siia tarka nautlejat ootama. Selle veinipudeli avamise eest tuleb veinisõbral välja käia 1999 €.